Mina olen Triin. Olen täna tulnud külla jumestuskunstnik Ettelile. Teemaks saab meil täna olema päevameik. Mul on Ettelile ka mitmed meigialased küsimused. Näiteks selle kohta, kuidas teha head meigipõhja. Nii, aga alustame. Kõigepealt ma tahaksin sinu käest uurida, kuidas sina oma näonaha eest hoolitsed. Igal hommikul kreemitan nägu ja õhtuti puhastan. Tavaliselt puhastan mitsellaarveega ja mõnikord ütlen ausalt hästi pesen vedelseebiga lihtsalt. Ma juba kuulsin väga palju vigu siin. Nii, räägi. Tegelikult on niiviisi, et kui sa õhtul meiki maha pead võtma, siis kindlasti tohiks seda teha mitsellaarveega. Et selleks on tarvis ikkagi puhastusvahendit, sest see meik on vaja enda nahasest välja pesta nahapooride seest. Kui sa selle mitsellaarveega puhastad ja vatti kasutad, siis see pigem just hõõrub selle sinna naha sisse. Ja selleks, et seda välja saada, on siis võimalik valida mitmete variantide vahel olenevalt näonahast. Kas siis näopesuvaht või näopesukeel ja soovitatavalt ka see korduv kasutatud väike näopesusvamm. Ja mina näiteks teengi tavaliselt nii, et ma teen näo märjaks, panen toote svammi peale, puhastan näo sellega ära ja siis pesen näo ära. Ja siis need jäägid ma puhastan ära mitsellaarveega. Ja seejärel algab näohooldus. Aga näo sa pesed ära siis lihtsalt veega või sa kasutad seepi ka või? Seepi ei kasuta. Ma kasutan seda vahtu või keeli. Aga see on siis, ongi spetsiaalselt näopuhastuskeel? Ja, need ongi just sama meigi maha pesemiseks ja näo puhastamiseks. Need on võimalik soetada apteegist või ilupoodidest. Neid variante on väga palju ja igaüks võib endale ise sobiva valida erinevate firmade vahel, mis neile meeldivad. Aga silmameigi? Selle sa võtad ikka? Silmameigi saab siis võtta selle mitsellaarveega maha või siis kui on veekindla, siis veekindla silmameigi eemaldajaga. Ja, nii et see mitsellaarvesi sobib siis silmameigi eemaldamiseks? Ja pigem nende jääkide, mis võib siis jääda, kui oled ära pesnud selle keeliga. Et see on kõige olulisem tegelikult ilusa meigi põhi algabki sellest, et see oleks korras ja hoolitsetud näonahk ja väga puhas. Et sellepärast ma soovitan ka koorimist vähemalt nädalas korra või näiteks ennem, kui on vaja teha meiki, et siis kindlasti nägu ära koorida eelmine päev. Ja selleks siis kasutada kas erinevaid ensüümkoorineid või tavalisi näokoorijaid, jälle olenevalt soovitusest, kuidas kellelegi sobib ja milline näonahk neil on. Kõigepealt ma puhastaksin sinu näo ära mitsellaarveega. Lasen sul endal teha seda. Ja oluline on kindlasti ka kõik sellised nurgatagused kohad, ehk siit nina ümbert ja ka otsa eest igalt poolt korralikult nahk puhtaks saada. Siis mõtlesin, et praegu mul on peal siin natuke midagi. Aga see ei ole siis ühesõnaga, kui ma tahaksin meiki eemaldada, siis ma ikkagi võtaksin selle puhastuskeeli, paneksin näkku ja peseksin ära. Aga see on lihtsalt siis puhastus pärast selle keeliga puhastust. Aga sa hommikul siis puhastad enne meiki ka puhastad sellega või? Mina ennast igapäevaselt ei meigi, aga hommikuti ei ole tarvis, kui sa oled õhtul ennast näo ära pesnud selle keeliga tegelikult seda teha. Et siis võib kasutada näiteks mõnda toonikut, mis väga hästi sobib enne seda meiki ja siis panna niisutav kreem peale. Järgmine etapp on siis naha niisutamine, mis on väga oluline enne jumestustoodete peale kandmist. Ja selleks ei ole sobilikud väga tihke koostisega kreemid, kuna need rikuvad selle meigi põhja ära ja tulemus võib väga inetu jääda. Ja sellepärast ma soovitangi niisutajaid. Need ongi sellise eraldi nimega nagu moisturizer. Ja need on ka väga erinevad, olenevad siis nahatüübist. Kellel on rasusem nahk, siis ma soovitan selliseid keelipõhiseid ja nad on matistavad. Ja kellel on väga kuiv, siis ma soovitan väga selliseid niisutavaid ja hooldavaid kreeme. Ja ma annaksin sulle seda. Toote peale kandmisel pea siis jälle meeles seda, et sa ka kõik need ääred, nina, kõik ilusti endale sisse kreemitad. Siis saab kogu nahk ühtlaselt niisutatud. Ja kui sa soovid, siis peale selle kreemi pealekandmist saadki kasutada ka silmaämbruskreeme, kuigi neid ma soovitan pigem kasutada õhtuti ja õhtuti ka siis selliseid tugevtoimelisi öökreeme. Kas sa ise kasutad ka? Või? Ma kasutan küll olenevalt juhust, kui igapäevaselt ma neid ei kasuta, aga kui ma tean, et mul on vaja järgmine päev teha endale jumestus, siis ma ikkagi kasutan ka öökreeme ja silmaniisutuskreeme. Nii, kas ma olen nüüd piisavalt? Ja seda võib alati ka kaela peale panna, sest ka kael tahab niisutust saada. Ja kui toode on ühtlaselt peale kantud,
siis võibki jääda natuke ootama, et see jõuaks kergesti imenduda ja sel korral on ka näha, et kas mõni koht näiteks läheb veel kuivaks või hakkab ketendama, siis saab sinna vajadusel toodet juurde lisada. Aga kui see on nüüd tehtud, siis saame liikuda edasi jumestamise juurde. Ja kuna me räägime igapäevameigist, siis ma soovitaksin ka proovida looduslikku mineraalkosmeetikat ja nendest brändidest ma tooksin välja Eestis siinsamas Tartus toodetav Antic Minerals kosmeetika, sest see on väga puhas ja looduslik ja tal on väga head tooted. Päevameigiks ma soovitaksin pigem kergema koostisega ja mitte nii katvaid jumestuskreeme. Alustaksin seekord sinu Shiseido kreemiga. Kannan toodet peale pintsliga. Aga sa paned sellise teistsuguse pintsliga peale seda jumestuskreemi, et sa seda svammi... Ma kasutan hiljem svammi hajutamiseks. Ja kui on tarvis kuskil rohkem katvust, siis võib alati jumestuskreemi juurde lisada. Soovitan jumestuskreemi tooni valikul silmas pidada alati enda kaelatooni ning ülejäänud kehatooni. Mina tavaliselt ostan endale koju 2 erinevat tooni jumestuskreemi, ühe veidikene heledama, teise veidike tumedama. Ja seejärel ma saan kokku segada just aastaajale vastava tooni, mis mul endal tarvis. Et siis suvel... Ja, suvel on üldiselt tumedam nahk ja talvel heledam. Concealer ehk peitekreem eesti keeles on siis selline väga mugav toode, mida kasutada. Ta varjab väga hästi ära igasugused iluvead, aga ma soovitaksin seda pigem kasutada päevameigis sellistel kohtadel, näiteks nagu silmaalused, ninaümbrus ja võib-olla huuleümbrus ja siis need kohad, mis vajavad lisakatmist. Mina üldiselt endale väga kiirkorras päevameiki tehes kasutangi lihtsalt silma all ja nina ümbruses concealerit, ütlen selle näpuga laiali ja see ongi põhimõtteliselt kõik, mis ma teen. Et see aitab juba need tumedaid silmaaluseid muuta heledamaks ja ka nina ümbruses katta ära siis need väikesed veresoonekesed või sellised tekkinud kohad ja ülejäänud mul ei olegi rohkem midagi vaja. Ja kui kellelgi on väga tumedad silmaalused, siis ta võib valida endale ka sellise kergelt oranžika alatooniga peitekreemi, siis see aitab vähendada seda lillat tooni seal all. Muidugi ise küsimus silmaaluste kohta on see, et miks üldse kellelgi on väga tumedad silmaalused. Ja seda... Miks need üldse tekivad? Nüüd ma vaatan, mis tooni ma sinu peal kasutan. Arvatakse samuti, et see võib olla nii-öelda geneetiline, siis tegelikult on ikkagi tarvis kehal kõike seda, et nahk oleks ilus, mis on siis magamine piisavalt, veejoomine piisavalt ja loomulikult ka siis tervislik toitumine. Et alati need lihtsad asjad aitavad ka meigil väga ilus paista. Peitekreemi ma siis kannangi sulle siia lisaks silma alla, nina ümbrusesse. Ja veidikene ka näo keskele, et tuua näole tähelepanu siia näo keskele rohkem. Ja siis hajutan selle samuti svammiga siia sisse. Ja svammi tuleb kindlasti vajutada ehk tupsutada, et seda ei tohiks niiviisi tõmmata, sest muidu ta võib selle all oleva jumestuskreemi kõik laiali jääda. Vaata korra üles. Kuna me teeme ka kerge silmameigi, vaata alla, siis ma teen õrnalt ka silmalaud sellega üle. Ma sattusin ka lugema ühte väikest artiklit, mis oli ka selle teemal, kuidas silmaümbruse nahka hooldada. Ja seal oli ka see, et võiks teha õrnemassaaži. Ja siis seal oli ka vanad head kurgikoored, et kurgikoortega niisutada nahka. Või Sheawõiga. Sheawõi oli seal ka välja toodud ka selline looduslik. Mina tihti enne, kui ma pean endale tegema korraliku jumestuse, siis enne seda ma panen kas samuti külmad kurgiviilud või kohe spetsiaalsed silmaalused sellised maskid endale, mis aitavad ka tegelikult vähendada seda paistatust ja seda tumedust silma all. Et siis on ka lihtsam nagu jumestus peale kanda. Et silmaaluse maskid kohe? Ja sellised keelpadjad on kohe olemas, mida saab enne peale kanda. Ja.
nii, nüüd jõuame kõige olulisema sammu juurde jumestuses, mis on kinnitamine. Selleks, et see meik püsiks näo, tuleks see ka kinnitada, sest muidu on oht, et pika päeva peale kulub kõik see kreem meil näo pealt maha. Aga kinnitamist on ka väga palju erinevaid viise, mida kasutada. Kas kinnitada lihtsalt kergemalt või teha tugevamalt. Kuna meil on päevameik, siis meil ei ole vaja väga tugevat kinnitust teha. Kasutaksin silma all Sensai sellist lahtist puudrit. Võtan seda üsna väevalt üles. Teen ka silma pealt. Siia võivad väga tihti tekkida need väikesed kortsukesed jumestuses, sest silm liigub ja sellepärast on alati oluline enne silmameigi tegemist ka see silma lauosa korralikult ära töödelda. Ülejäänud näo kinnitama kinnituspuudriga. Kinnituspuudreid on ka erinevaid, on sellised, mis on lihtsalt kerged kinnituspuudri, aga on ka sellised, mis juba sisaldavad ka nii-öelda jumestuskreemi ja nende kinnitamine ja tulemus on siis nagu palju ühtlasem ja tugevam ja katvam. Mis asi see on, mida lastakse näkku? See meigi viimistlusspray. Seda lastaksegi lõpuks tegelikult sellepärast palju näkku, et kõik see puuder, mis sa peale paned, ei jääks sul nagu näonahal puudrine, see sulatab kõik kenasti naha sisse. Nii et lisaks jumestuskreemile on heaks meigi põhjaks vaja ka siis peitekreemi ja kinnituspuudrit. On õigus. Need on sellised põhiasjad. Ja seda viimistlusspreid, et see võib ka olla. Nüüd ma annan sul huultele natukene niisutust. Võta siit näpuga. Ja nüüd hakkan ma kergelt nägu modelleerima. Kuna meil on tegemist päevameigiga, siis see ei pea olema üldse tugev, aga lihtsalt tuua tagasi sinu näo loomulikud varjud. Selleks võib kasutada lihtsalt päikesepuudrit või kui kellelgi on olemas eraldi kontuurimispuuder. Päevameigiks kreemkontuure ma väga ei soovita, sest see võtab rohkem aega ja nõuab rohkem täpselt sellist hajutamist. Aga kui keegi on sellega väga harjunud ja soovib seda teha, siis võib ka nende toodetega teha. See ongi päikesepuuder. Päikesepuudrit ma soovitan ka siis kindlasti, et ta oleks matt ja ta ei oleks väga sooja tooniga, eriti kui on endal selline külmem alatoon nahal. Sest kollakas ja väga oranžikas ja muidu väga võits näol. See juba natuke tundub, et see on ka natuke nagu põsepuna eest või? Jaa, aga põsepuna annab siis nii-öelda seda värskust ja sära tagasi. Nüüd võime liikuda silmade juurde. Hästi hea selline trikk tegelikult päevameigis on see, kui sa kasutad ka siin silmalau esile toomiseks seda sama päikesepuudrit, sest see on selline väga hea lihtne nipp. Aga teeme täna natukene sellise edasi jõudnuma silmameigi ja kasutame lauvärve. Et see lauvärvi toon, mis võiks siin silma peal olla, oleks siis kuskil 1-2 tooni sinu enda näonahas tumedam. Ja selleks, et sa teaksid, kus täpselt seda teha, tee silm lahti. Sa näed, kus on see ülemineku koht sinu silmal, kus siis lõpeb silm ja algab kulmu osa. Et seda sama kohta me peaksimegi rõhutama. Ja mitte siis minna päris kulmuni. Nagu kulmuni. Ja päris kulmuni ei lähe, et siia jääb selline väike vahe. Vahepeal kasutasin põsepuna ka
kasutasin seda hetkeni, mil ma läksin põhimõtteliselt turule ja siis mu tuttav müügis, kus ma olen haigeks jäänud. Ehk siis ma sain aru, et justkui see on nagu kuidagi ebaloomulik, et ma olen seda kuidagi ebaloomulikult peale pannud. Pärast seda ma enam ei tundnud vajadust ja kasutada. Võib-olla said kehva põsepuna või kehva tooni? Võib-olla jah. Et ega igat asja, mis endale paned peale, kui sa juba paned, siis sa pead ikkagi seda tegema nii nagu vaja. Jaa. Ma lisan ka veidikene tumedamad sulle silma välisnurka. See aitab silma rõhutada rohkem. See valikus on päris palju värve, et igaks päevaks midagi on ju. On erinev tuju, siis on see palett on selline väga mitmevärviline, aga müügil ka, mis mina kasutan tihti ja võtan enda reisile kaasa, sellised kompaktsed paletid, kus ongi näiteks 3 põhilauvärvi ja on olemas ka kohe see kontuurimispuuder, põsepuna ja highlighter, et kõik on koos selline väga mugav. Lisan sulle natuke ka sellist sära, vaata alla. Sära mulle meeldib. Seda võib näpuga peale kanda. Kõiki selliseid sädelevaid ja säravaid tooteid võib siis kanda peale näpuga või siis lapiku pintsliga. Nüüd liigume edasi ripsmete värvimise juurde. Kõigepealt ma kuulutaksin natukene sinu ripsmeid. Kus ma pean vaatama? Niimoodi otse. Sain kätte nad. Hästi hea nipp on ka lasta endal keemilised ripsmed ära kuulutada ja värvida. Siis on päevameigi tegemine ka palju lihtsam. Natuke ülespoole. Mu silmadest lubas veel seda. Nii, sain kätte. Et see on ka hästi hea lihtne trikk, kuidas saada endale kohe igapäevaselt hoolitsetum välimus. Ripsme duši samamoodi võib iga inimene enda eelistuse järgi valida, kes soovib tihedamaid, kes soovib pikemaid, kes soovib kuulutatud ripsmeid, et see on täiesti vastavalt. Kas ma vaatan nüüd alla või? Nii. Kellel on tundlik silm, siis on olemas ka tundlikule silmale ripsme duše. Minul endale meeldib lisada lauvärviga silma alla, sest see toob silma terviklikuks kokku vaat üles. Ja just selle silmameigi. Miks peaks üldse lauvärvi kasutama? Kas ta näitab kuidagi silma nagu suuremana? Ja ta rõhutab rohkem seda silma. Ja kui sa saadki hiljem ka lisada seda sädelust, siis ta annab kohe sellist ilu ja värskus silmale. Millega sa tavaliselt endal kulmusid töötled? Mitte millegagi. Ma ei tee mitte midagi kulmudega. Ainult lihtsalt kilkun. Aga ma ei pane kulmude mitte midagi. Ma hästi kergelt rõhutaksin sul neid. Selline kulmupliiats või siis kulmupuuder on selline väga hea lihtne vahend, mis tegelikult õrnad peale kandes annab ka väga loomuliku tulemuse, aga samas ta ikkagi rõhutab neid kulme ja toob nagu näole kohe sellist nagu jõulisust natukene juurde. Siis võimegi liikuda edasi põsepuna juurde. Põsepuna ei pea olema alati selline punane või roosa, nagu võib-olla vanasti arvati. Minul endal hästi meeldivad sellised korallitooni, oranžikad. Need jäävad hästi sellised loomulikud. Ja põsepuna siis peale kanda niimoodi, et kui sa naeratad, siis siin, kus tekib see tore põse väljaulatuskoht, siis siia peale kanda ja õrnalt taha poole hajutada pintsliga. Ja vahest võib ka selle sama kinnituspuudriga õrnad selle üle käia, kui näiteks tundubki, et oih, sai liiga palju või tahaks sellist loomulikumat läbikumavat tulemust. Lisan ka natukene siia kulmukoore alla. Sa teed ju ka koolitusi tegelikult, et kui keegi tahab ise tulla õppima, kuidas ennast meikida? Ja väga paljud käivadki seda jumestus ise endale koolitusele, kus me siis hakkame peale ja näitangi, kuidas saab sellest samast päevameigist, mis me praegu teeme, minna siis edasi selliseks glamuursemaks ja tugevamaks õhtumeigiks. Et see tulebki niiviisi etapiliselt.
puhastan ära paat üles. Seda paati lasta ära kuivada. Seda õpetas mulle minu õpilane. Ja siis saame liikuda edasi huulte juurde. Ligi roosakat võiks teha. Päeva meigis ma kasutan pigem sellist tavalist huulepulka ja natukene vähem. Ma väga ei kontuuri huult ja ma ei tee sellist ebaloomulikku kuju. Ja nüüd ma lõpetaksin selle sprei lisamisega. Pane silmad kinni. See võib sulle väga värskenda olla. See põinatab eri või? Jaa. Ja selline on siis selline kergem päevameik, mis katab siis sellised pisemad iluvead ja samas rõhutab ka silmi, huuli ja kulmet. Kuidas tundub? Kena. Võtan ka nina ära, siis on tulemus paremini näha. Ja alati kontrollida, et siia kaela peale ei jääks sellist üleminekut riipu näha. Et selle võib ka päikesepuudri kõrnalt üle teha. Ma arvan, et ilus. Tahad lähemalt ka vaadata? Vaata selle peegli. Kõigepealt ma vaatan neid lauavärve. Need on highlighterid. Highlighterid. Aga lauvärvide kohta ma küsin veel seda, et vaatasin just neid värve. Et mis värve või mis toone sa mulle soovitaksid näiteks? Mis võiksid mulle sobida? Ma sain aru, et silmade värvi... See käib küll mingis mõttes silmade värvi järgi. Näiteks, et lilla aitab rohelist rohkem esile tuua, aga tegelikult sa võid kasutada igasuguseid lauvärvitoone endal. Et see olenevad tujust. Jääb nagu kõik ilus, lihtsalt pead oskama maitsekalt teha ja hajutada. Et kõige olulisem on jah see hajutamine.